Muidugi tahan panna kõigile sõnavõtjatele südamele, et räägiksime ühistulistel teemadel ja eelkõige ka siis näiteks ettekannetega seotud mõtete, küsimuste ja võib-olla aruteludega. Me kindlasti täna ei soovi siin rääkida poliitikast poliitikast me teatud määral räägime, aga võib-olla erakonna poliitikast. See ei ole täna see aeg ega koht. Ja kindlasti võib-olla ei ole mõtet sellistel teemadel sõna võtta, et käisin suvel maal vanaema juures ja järgmine suvi lähen uuesti. Kes reeglitest kinni ei pea, sellele hoiatuseks öeldud, et täna on ka Nõmme raadio esindaja siin koha peal ja võtab kindlasti esmaspäeval lõunatunnis selle teema üles. Tere, minu nimi on Maarja Remmel ja mina asutasin hambaravi garantii. Lõpetuseks Harri Raudvere suurepärasele jutule nii palju, et rääkisime siin poliitikast ja rääkisime siin, mis Eestis toimub. Ja mõtlesin ka oma garantiile ja kõik, kuidas ma selle lõin. Ja kuni ma seda lõin, siis jõudsin väga kurva tõdemuseni, et te maksate oma töötasust 33% sotsiaalmaksu, mis on mõeldud selleks, et hüvitada haigekassast teie ravikulutused. Aga suheldes nende hambaarstidega siin 2 aasta jooksul sai selgeks, et tegelikult on haigekassaga väga kurvad lood. Ja raha ei olegi, et üldse maksta inimestele neid raviarveid kinni. Ma küsiks, kui paljud teist on käinud hambaarsti juures hambaid ravimas? Tõstke käsi. Oi, päris paljud. Kui paljudel on hambad nii terved, et nad ei pea üldse hambaarsti juures käima? Üks. See on tegelikult see põhjus, miks meie teenus sai üldse loodud. Nimelt, olete kunagi mõeld, kui vajalikud on meile hambad. Need mõjutavad meie tervist, need mõjutavad meie keha, kõike, mis tegelikult meiega seotud on. Aga samas, kui kallis on hambaravi? Inimene, kes saab miinimumpalka, ei saa endale elu sees lubada näiteks juuraravi, mis maksab ligi 200 eurot. Samas hambaarsti jaoks on see nii väike raha, et järelmaksu peale sa seda ka võtta ei saa. Ja ega ma ise jõudsin selle ideeni niimoodi, et aastal 2007 mul oli liiklusõnnetus ja ma kaotsin esihambad, mul olid päris paljud hambad puru ja tegelikult minu hüüdnimi oli Edela raudtee, sest et mul oli suur metallplaat hammastel, mis hambad paigal hoidis. Ja tegelikult minu pere maksis ligi 3000 eurot lihtsalt hambaravikuludeks. See on päris suur summa, ma arvan, et nii mõnelgi tegelikult seda tänapäeval ei ole. Ja juba siis ma mõtlesin, miks meil ometigi Eestis ei ole kindlustust või mõnda teenust, kus sa maksad 1 kuumakset ja nad aitaks sul tasuda neid raviarveid, sest tegelikult raviarved hambaravis on suured ja haigekassa seda ei kata. Mujal on olemas kindlustused, Soomes on selleks Kela, Rootsis on ka haigekassa, mis osaliselt katab, aga Eestis ei ole mitte midagi. Tere, olen Agnes Karro ja kõikide nende tänaste kuuldud teemade raames ja olin juba varasemalt mõelnud sellele, et elaks Eesti. Tähendab, et küsimus on kogu aeg üksikisikutes, et kuidas sellises surves ja kogu selles orjasüsteemis, mida siin oli, et muidugi teavad, et mis on see, mis aitaks siis meil ja kus ühistegevuses aitaks väga elujõuline olla. Ja ka eelnev teema, aga terviseküsimus on samamoodi mind selleni viinud, et kokkupuuted erinevate just selle riigipoolsete asjadega on viinudki selleni, et kust leida seda elujõudu, et ise olla mitte ainult ka teiste najale toetuja. Ja midagi pole teha, tulebki leida endast see jõud. Aga kas lihtsalt niimoodi sisendades või mingi mantraga, et see on ju siis tehniline. Ja kui ma süüvisin sellesse sügavamalt aastaid tagasi, siis ma tahakski ka teile jagada ja see on kõigile tuttav, mida ma nüüd esile toon, kusjuures see on tasuta. Ja see on alati meil kõigile kättesaadav. Ja
Ma tutvustaksin seda, millest nüüd jutt tuleb. Teadvustamine enda suuremast olemusest. Ma tutvustaksin seda praktilisel moel. Kes nüüd on nõus, see tuleb minuga kaasa. Et me kõik teame, et meil on emotsioonid. Inimestel on emotsioonid. Kui me selle korraks kõrvale asetame ja me teame, et meil on mõtlemine, äärmiselt tähtis, kes nüüd julgeb korraks ka selle funktsiooni, et me teame, et see on olemas, aga kas sa saad korraks vait olla mõtlemises, see ei kao ju kuhugi. Aga mis nüüd alles jäi? Teadvus ja kui sa nüüd teadvuses tunnetad ka mõtlemise osa, kas miski läks ebarealistlikumaks või pigem suurenes sinu võimekus, seda saab igaüks ise jätkuvalt katsetada. Aga mida ma öelda tahan, et see teadvus on hästi teada mõiste. Ja see trikk sellest seisnebki, et inimesed ei kasuta seda, sest emotsioonide tulv või pidev mõtlemismüra, et ainult võimekatel inimestel, kes oskavad selle taustal ka teadvust hoida alal, ongi see arukus. Et minu jaoks see kangastub või ma kujutan umbes nii, et kui ma tean, et lisaks sellele ruumile on veel järgmine ruum ja ma jätaks selle kasutamata, et siis pigem ma arvan, et mul on reaalsusest vähem infot. Ja seda sama teadvuse osa, kui sa lisad seda oma mõtlemisele ja sa tajud seda ka emotsioonide taga, siis selles mõttes see on nüüd oma katsetada siin elus. Aga see on see koht, kus sa isiklikult saad neid väärtuseid ja sügavamaid mõistmisi, intuitsioon, mis annab teada, kuidas mingid asjad seostuvad. Ja see on tohutu tervise toetaja. Et katsetage seda, aga kas teil on tutvustatud, et see on väga oluline osa sinu elujõus ja tervises? Tere! Mina olen teie uus värsliige, Margit Mariann Koppel, ja ma lähen siit kohe edasi teemal heaolu. Me oleme ise oma heaolu loojad ja on ülioluline keskkond, milles me elame. Lähenevate valimiste eel sattusin ma hiljuti olema keskkonnafilosoofia seminaril, mis on aine, mida Eesti ülikoolides ei õpetata. Ja ma olin seal ainus eestlane. Seal ei olnud ühtegi poliitikut, ei ühtegi ametnikku, ma olin seal üksinda Eestist. Ja mul on seetõttu tekkinud idee, et kuna keskkond mõjutab otseselt meie geene, meie DNA-d ehk meie tervist, siis oleks paslik minna ühte kohta, mille elukeskkond on ohus ühe superidiootliku projekti tõttu nimega Rail Baltica ja arutada koos Rein Einastoga teemal keskkond, sotsiaalne keskkond, majanduskeskkond, vaimne keskkond ehk see, millises keskkonnas me Eestis inimestena tahame elada ja kuidas see keskkond meid mõjutab. Ja kes tahavad tulla meiega Rabivere Rappa loodusgurmeele järgmisel aasta suvel või sügisel, siis need on igati teretulnud minuga ühendust võtma. Ma tänan. Tervist, toredad inimesed! Mina olen Almar Jušenko ja meil on selline organisatsioon Eestis loodud umbes aasta tagasi juba hakati looma nagu maakogu. Võite internetist ise vaadata, ma ei hakka nagu pikemalt rääkima, aga põhimõtteliselt see on kihelkondade esindajate organisatsioon,
kes tahab sotsiaalteaduslikult ja sotsiaalselt pakkuda alternatiivi Riigikogu inimestele, kes võib-olla ei ole kõige rahvuslikumad. Aga seoses selle tänase kokkusaamisega ma hakkasin statistikat uurima hoiulaenuühistute kohta. Ja nagu te kõik teate, kes te olete ühistegevuse liikmed, et meil laias laastus jagunevad hoiulaenuühistud nendeks, kes on liidus ja kellel on mingisugused eetikareeglid ja ilmselt ka see protsent, mis kaob ära nii-öelda, on väiksem ja on nii-öelda SMS-laenuühistud, mida väga palju reklaamitakse. Nüüd hoiulaenuühistud liidu liikmetena ma näen kõige suuremaid on muidugi Tartu hoiulaenuühistu ja teised, keda ma esmapilgul liigitan usaldusväärseteks, on kohalikud. Nad on väga kitsalt kohalikud hoiulaenuühistud. Mis paistab silma, on Maaelu Edendamise hoiulaenuühistu, aga kui ma vaatan nende koduleheküljelt, kellega ta teeb koostööd, jälle Rootsi Pank, SEP. Nii et kohe tekib küsimus. Nüüd minnes edasi selle statistikaga, mis ma vaatasin internetist, lõi lahti Euroopa Liidu kodulehekülje ja mis tendentsid seal olid jälgitavad. Muidugi ma ei oska öelda täpselt, et mille alusel see nagu Euroopa Liidu hoiulaenuühistute esindusorgan on valinud need, keda nad esitlevad. Aga igatahes oli seal statistikas paistis välja selline asi, et protsentuaalselt palju on siis majandusaktiivsetest elanikkonna liikmetest palju on osalisi hoiulaenuühistutes. Eestis on see 0,7%, arvestades 122 hoiulaenuühistut, kes oli seal statistikas kirjas. Suurbritannias teatavasti on elanikke 10 miljoneid, aga seal on 1,2 miljonit elanikku umbes hoiulaenuühistutes ja kogu summa nende peale on 1,4 miljardit. Seevastu kõrval asuvas Iirimaal on 3,3 miljonit liiget ja nende peale kokku on hoiulaenuühistutes 13 miljardit eurot raha. Ja see on 74% aktiivsest elanikkonnast. Vanaema, kui me mänguasjade pärast kaklesime, kiskusime mänguasju enda poole, et see on minu, siis vanaema ütles, sul on enda või oma asi on püksis. Nii. Ja siis mul muidugi väiksena võttis aega paar päeva, mis asi mul seal püksis on siis lõpuks. Lõppkokkuvõttes sain siis asjale pihta, sain teada, läksin vanaema juurde, ütlesin vanaemale, aga ma tean, mis sul püksis on. Vanaema jäi mulle otsa vaatama ja mis mul siis on. Sinul on püksis see asi, mis tõi minu ema ilmale. Ja vanaema ütles mulle, sul on veel teine asi ka olemas. Sul on ajud, mida teistel ei ole enamusel. No ja võt, sealt kaudu jooksiski mulle see külge, et mina tegemine ja mina ja see ei kõlba. Võib ka kolmandas isikus panna juttu, aga lähme siis 42 aastat tagasi ja nendele küsimustele sain 20-aastaselt vastuse Nõukogude kroonus. Ma püüan siis vastata selle proua küsimusele, et kellele siis lõuahaak anda ja üpris lühidalt.
nimelt olukord on tõepoolest vilets Eestis ja mina olen üks nendest, kes on ka seda viletsust igatepidi tunda saanud. Väga lühidalt öeldes, siin on nüüd Pen Klubi viimane raamat, antoloogia parimast kirjandusest, kus mina siis esindan Eestit üksinda oma luuletustega ja mitte ükski meediakanal Eestis seda läbi ei lasknud. Ja 100 muud asja on veel, mitte ükski kriitik pole saanud minu raamatu kohta mitte midagi öelda. Selle aasta alguses ma kirjutasin Märka mind kõige aktuaalsematest probleemidest tänapäeval üleüldsegi ja mitte ükski raamatukogu seda ka sisse ei ostnud. Ärme räägime, et meil tsensuuri ei ole ja et meil keelatud raamatuid ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma lubasin teha väga lühidalt. Te näete kõike seda, mida ma jagasin siin vaheajal ja miks ma seda tegin. Et jagasin just vaheajal, mitte pärast seda üritust. Asi on nimelt selles, nagu ma olen täna kõikide nende juttude põhjal aru saanud, et Eestil on vaja täielikku muutust. Kuidas seda saavutada, kui tsiteerida, parafraseerida seda eelnevat kõnelejat? Kuidas seda saavutada? Väga lühidalt öeldes, et te umbes jagaksite, sest kõik ei saanud seda kirja kätte, kus on 6 põhiseisukohta, Eesti Kodanike Erakond, 6 põhiseisukohta. Kõige tähtsamad asjad on nii. Te olete siia kokku tulnud, et oma rahalisi ressursse suurendada ja nii edasi. Ja siin on 2 nagu kõige tähtsamad põhiseisukohta on see, et kuidas Eesti rikkaks teha. Lõpuks palun siis Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimeest Andro Roosi tegema siis konverentsist märkusi ja kokkuvõtteid ja sellega siis lõpetame tänase päeva. Austatavad konverentsil osalejad, tänan sõna saamise eest. Muidugi, eks ühistuline tegevus ja koostöö tähendab ka seda, et me peame arvestama sellega, et ega ühes potinurgas ei saa paraku keeta rammusamat suppi, kui see pott ja selle poti sisu ise ette näeb. Eks me oleme seda tõdemust ka tegelikult ju ise näinud siin konverentsil, sellepärast et ka sellel konverentsil osalejad on läbilõige meie ühiskonnast ja tõepoolest, kui me tahaksime keeta rammusat suppi, siis võib-olla algama peaks sellest, et me peame endale tegema selgeks baasmõisted, me peame ühtlustama haridustaset. Eilegi lugesin magistrantidele pangandust ja rahandust. Ja tegelikult peab tunnistama seda, et magistritasemel hakata tegelema pangandusega, rahandusega, nende küsimustega, see on hilja. Me oleme näinud siin konverentsil ja kuulnud mitmesuguseid sõnavõtte ja eks ka siit tuleb välja see, et baasmõisted on väga erinevad, arusaamised sellest, kuidas ühiskond peab toimima, mis on need baas, juurpõhjused, mida tuleks teha, et radikaalselt probleemid ühiskonnast välja juurida. Üks ütleb, et võib-olla mingisugune prügimajandus, et see on kõige tähtsam küsimus. Teine ütleb, et tuleb enne mingisugused vaimsed, hingelised asjad ära lahendada. Eks siingi on oma tõde. Aga meeldib see meile või mitte, meie ühiskonna keskne küsimus on siiski raha. Rahanduslikud küsimused, need me peame ühiselt suutma ära lahendada. Head konverentsi kaastöölised. Palju lihtsam on püstitada loosungeid
kui ise asuda neid loosungeid ellu viima. Aga ma arvan, et see, milles me saame kõik siin kokku leppida ja mis on meie ühine baasosa, on see, et me tunnistame, et me oleme eestlased, et meil on Eesti esivanemad. Meie esivanematelt päritud tarkus aga ütleb meile, et ei mingeid loosungeid. Tuleb teha tublilt ja ausalt tööd selleks, et saavutada eesmärki, selleks, et saavutada paremat homset. Meile on antud võimas tööriist, nii nagu ka siin konverentsil osalejad oma sõnavõttudes mitmeid kordi kas otse või kaudselt rõhutasid. See tööriist on riik. See on see, mille on meile kinkinud meie esivanemad mitte oma loosungitega, vaid oma töö ja tegevusega. Riik ei ole partei või erakond, sellepärast, et erakond, see on kiltkond, see on loosungid, see on tühi jutt. Riik on rahvas, on inimesed, aga inimesed selleks, et olla inimesed, mitte molluskid, mitte loosungite loopijad, mitte mingisugused tagatubade bürokraadid, mitte need, kes teiste kukil elavad, mitte need putukad, keda tuleks täikammiga ühiskonnast välja kammida, vaid inimeseks olemine tähendabki töö tegemist, reaalseid tegusid, reaalsete eesmärkide kättevõitmist. Ja sellepärast ei saa ka meie rahvana, eestlastena juhinduda mitte loosungitest. Me ei tohi neid ise loopida ja me ei tohi neid uskuma jääda, me ei tohi neid kuulata. Me peame tegema tööd ja mitte üksinda ja raha nimel, vaid koos, ühiselt ja heade tulemuste nimel. Meil on eeskuju. Need oleme meie ise, 3000 Tartu Hoiu-laenuühistu liiget, kes me võime ennast ka nimetada ju energiahoiuse kaaslased. Me oleme teinud tööd. Esimene töötav ausammas, mida me oleme ühiselt rajanud, see on ju meie elektrituulik Aadu Ida-Virumaal Purtses. Tulevad veel teised ausambad, aga need ei ole kerkinud mitte loosungitest, need ei ole kerkinud mitte sellest, et põlvili kuskilt kellegilt on raha laenatud, kuskilt on toetusi saadud, vaid need oleme ju meie ise, kes me oleme kokku pannud raha kui vahendi selle jaoks, et panna püsti endale, oma lastele, oma järeltulevatele põlvedele see töötav ja elus ausammas, mitte mingisugune puuslik, mitte mingisugune külapink kuskil, mis on rajatud eurotoetuste või jumal teab, missuguste tugede toel, vaid me oleme ise endale rajanud töötava ausamba, mis toodab meile ja toodab meie lastele ja nende lastele. Ja siit seda printsiipi eeskujuks võttes me peame seda printsiipi lükkama laiemaks, laiendame seda printsiipi, seda põhimõtet tervele riigile. Riik ei saa olla maksude lüpsmise instrument oma kodanike käest, keda siis kutsutakse nüüd uuesti klientideks, tarbijateks, vaid riigil on omanikud, need oleme meie kodanikud. Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, Aadu, Peedu, Tseedu, Teedu, Eedu, nende elektrituulikute püstitamisel on käitunud kõige paremas mõttes riigi kodanikena. Viime selle eeskuju üle meie kodumaa ja ehitame selle meie ühise töö najal korraliku riigi, mis oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Tänan kõiki konverentsil osalejaid, jõudu ja mõistust meile ühiseks tööks.